sinu pulmapäev algab koos meiega just. See on Südamemaja Pulma podcast. Tere armas Südamemaja Pulma podcasti kuulaja ja vaataja. Mul on nii hea meel, et sa oled täna jälle meie Pulma podcasti kuulamas, sest meil on juba eelnevalt ka mõned osad valminud, kuula neid ka kindlasti tagant järgi. Nüüd Pulma podcasti ees oli väike intro, mille tegi Rivo Rehe ja see on siis Südamemaja Pulma podcastile spetsiaalselt tehtud. Nii et Südamemaja Pulma podcast on Pulma juttude kodu. Siin me siis räägime kõik teemad lahti, mis üldse pulmi puudutavad ja mis pulma temaatika täna meil üldse Eestimaal on. Aga sa kuulsid ka järgnevalt väga armast kitarripala, kitarrist Andres Vago esitusel ja Andres ongi mul täna külas. Tere Andres! Tervist! Mul on tõsiselt hea meel, et sa täna meile külla tulid ja natukene valgustad seda tseremoonia muusika poolt. Püüame seda kahekesi teha, sellepärast, et sul on omad kogemused ja mina olen oma pulma korraldusliku elu siis juba jaganud 22 aastat erinevate noorbaaridega. Nii et mul on ka erinevaid küsimusi ja küllap sul on ka toredaid vastuseid, nii et hakkame siis otsast minema. Hästi. Et see lugu oli selline hästi tore, et iseloomusta natukene palun seda lugu, et seal oli natukene seda, me teadsime, et see on Ma panin ekstra natukene traditsioonilist ja siis natukene mittetraditsioonilist. Sest et enamasti, kui on kitarri nagu kutsutud tseremooniatele, siis teinekord on üldsegi pruutpaari enda soovilugu, millest ma olen siis teinud kokku seade, vaadanud, kuidas see kõige paremini kõlab ja siis seda esitanud siis näiteks sisse marssimise ajal. Seda ma tegelikult tahtsingi kuskil siin lõpupoole juba küsida, aga et sa tulid siis seda. Lõpus veel sellesse. Aga et sa tulid juba nii toredasti algusesse. Tegelikult ongi niimoodi, et kui ma pulma korraldajana hakkan seda tseremooniat üldse noorbaarile pakkuma, et kuidas seda võiks nagu muusikaliselt läbi viia, sest väga paljud asjaolud olenevalt ka sellest, missugune on pulma koht, missugune on need looduslikud tingimused seal, kus seal muusikul üldse on võimalik olla ja mis on noorbaari ootused. Ja võt nüüd ongi tegelikult olnud, näiteks mul eelmine aastagi oli selline lugu, et oli selline kitarrist, keda me siin Eestimaa peal kõik kindlalt tunneme ja teame, aga ta tuleb ja teeb nagu omad lood. Ja nüüd, kui noorbaaril tegelikult oli see oma tutvumise lugu, ja tal oli soov, et kas seda saaks niimoodi ka seal nende sisse tulemisel tseremooniale kasutada, mis muidugi teeb tseremoonia muusikule selle töö natukene keerulisemaks, sellepärast, et ta peab seda ju ikkagi siis kokku panema, seadistama vastavalt siis oma pillile ja nendele võimalustele, mis tal on. Aga ma pean ütlema seda, et väga paljud ei ole valmis seda tegema. Et kui sa nüüd täna ütled, et sina oled seda valmis tegema, et kas see toob lisatasu juurde või et kuidas sul need kogemused olnud senini on? Ei, lisatasu ei too juurde. Minu jaoks, ütleme, et see sama lugu ongi põhilugu üldse, mille pärast ma tegelikult kohale lähen. Ja võib-olla see lugu ongi võib-olla ausalt öeldes see hind, mida ma küsin. Need sissejuhatused ja väljaminekud, need on ju sellised võib-olla tõesti enda valitud repertuaar, aga see seade on jah, teinekord millega tuleb vaeva näha ja see on ka lugu, millega tuleb närv sisse. Jaa, see on õige. Aga millest üldse, kui hakata nagu päris otsast minema, et
kuidas selle sinu muusikutee üldse nagu alguse sai? No kui päris ausalt algusest minna, siis võib-olla lähtekoolis käisin ja seal oli meil siis nagu ansambliring. Sattusin edasi Viljandi Kultuuriakadeemiasse ja võib-olla sealne kooli see süsteem, et nõuti, et oleks nagu seade ka mingist rahvalaulust või standardist. Ma arvan, et need ideed ongi, ma arvan, sealt enamuses pärit, et kitarri sedasi kasutada. Aga võt Viljandi ongi selline kultuuriloomelinn, eks ole, tänu sellele oma akadeemiale, et seal on kuidagi see, nii nagu Tartuski on oma selline tarkuse pisik tänu ülikoolile sees, siis Viljandis on see loominguline hõng on seal sees. See on sinna linna sisse kirjutatud, nii et selles mõttes on tore, et sealt selline start on saadud, eks ju. Ja siis loomulikult väga paljud muud mängud on tulnud sellest võib-olla restoranimängud, võib-olla sünnipäevamängud, teinekord on vaja bändile näiteks ette mängida kogunemismuusikat või niimoodi. Ja sealt on see kuidagi siis välja kasvanud, jah, et on võimalik mängida ka uhketel tseremooniatel. Näiteks, too näiteid ka. Näiteks mul on alati meeldinud mõisad, siis sellised mõisapargid ilusa tamme all või siis lossides, ka metsades, järveääred. Jah, et need tseremooniad viivad nagu ilusatesse kohtadesse. No need abielutseremooniad tavaliselt ongi sellistest looduslikelt väga kaunites kohtades. Et on nad siis mõisad või lossid või on nad siis mingid looduskaunid tammealused või siis võib-olla seal mereääred või jõekäänud või mida iganes. Et alati, kui ma neid pulmi korraldan, ma alati ütlen ka noorbaarile, et teate, et nad panevad nagu mõnikord need rõhuasetused nagu valesti, et nad panevad niimoodi, et see number 1 on see pidu. Aga tegelikult pidusid on inimeste elus ju mida iganes, sadu. Aga kõige tähtsam, miks üldse ju sa oma külalised kutsud oma abielu päeval või pulmapäeval, sa kutsud ju sellepärast, et on 2 inimese armastuse ühendamine ja minu meelest see tseremoonia on selles osas nagu kõige tähtsam. See on kõige tähtsam. Sellepärast, et siis on, inimesed on kõik veel värsked, tulevad, kõik on elevil ja kui see tseremoonia koht on veel kaunilt dekoreeritud ja siis, mis mulle veel meeldib selle tseremoonia muusika juures veel see ka, et me tavaliselt teeme veel niimoodi, et kui rahvas koguneb, siis rahva kogunemise ajal on ka natuke juba muusika kõlab. Väike selline lounge muusika, et ma ei tea, kuidas sul need kogemused on olnud, aga mitte, et võtta see inimeste külaliste kohmetus nagu maha, et kui külalised kogenevad, siis on kõik kuidagi hoiavad üksteise nurka ja keegi võib-olla omavahel ei tunne ka ja siis on selline, tekib nagu kohmetu olukord. Just. Et kas sina kummutad ka selle arvamuse, et tseremoonia muusik, kui tuleb, siis ta küsib keskmiselt suuremat summat või kuidas sul on, me ei pea täna nendest summadest rääkima, aga kuidas sul on endal need ettekujutused sellest tasust? Just, et energia läheb sinna ju sama suur, nagu läheks esinema terveks õhtuks. Samamoodi tuleb panna selga kõige paremad riided. Auto ei tohi kunagi alt vedada. Siis peab olema valmis ju igaks ilmaks, et võib-olla vihmase ilmaga näiteks põletan tehnika maha. Siis loomulikult et ettevalmistustöö on nagu tegelikult isegi teinekord suurem. Et just nimelt see tseremoonia loo seade teinekord, millega tuleb tunde teinekord vaeva näha. No tegelikult täitsa õiged mõtted sul. Sellepärast, et ütleme, esiteks seda ei oska, kui noorpaar tellib endale teenuse pulmaks, ütleme siis tseremoonia muusika. Siis ta ei oska nagu aimata, ta mõtleb, et mis seal muusikul siis ikka on, et viskab natuke keskmisest pidulikumad riided selga ja pill ka kaasas ja pole ju midagi keerulist, ta tuleb ja teeb. Aga küsimus on sellest, et sageli me ei näe ära nende erinevate teenuse tegijate köögi poolt. Ja see köögi pool on ju tegelikult ongi selline, et kui sa hakkad kõigepealt kuulad selle noorpaari ära, ta tahab seda oma lugu, sa pead seda seadistama, sa pead seda endale sobivaks tegema, eks ole, et ta oleks nagu mõnus.
siis sa tuled sinna kohale, võt kõik need asjad, et sa pead ilusti riidesse panema, et auto ei tohi alt vedada, sa pead õigel ajal olema kohal ja tegelikult sinu esinemine kestab circa 2 tundi. Et see tegelikult, kus see aeg siis tuleb, et no mis siis on, et üks laul ja teine laul ja kus see 2 tundi nüüd kokku tuleb. Aga võtta tulebki niimoodi, et kui on 10-15 minutit enne tseremooniat, on väike lugu, siis on see tseremoonia, mis muidugi väga hullusti meil täna ei kesta, ütleme seal 20 või 30 minutit. Tseremoonia sees on ka veel, eks ole, natukene, võib-olla seal mõni lugu ja ka siis tulevad ju õnnitlused ja võt õnnitluste ajal oleks ju väga ilus, kui pillimees ei lähe suure kolinaga minema, vaid ikkagi siis natukene sõrmitseb seda muusikat sinna alla, eks ole, et see pidulikkus ei katkeks. Ja seetõttu tulebki kõik see ettevalmistus pluss see kohalolek, pluss, et on vaja veel kuidagi koju ka saada, eks ole. Et vaat need ongi nüüd kõik need teemad, mida ma selles Pulma podcastis tahan ka välja tuua, et mitte et rääkida kõigile, kui raske kogu see töö on, vaid et mida see töö tegelikult nagu sisaldab, eks ole, et see on nagu selles mõttes nagu päris õige. Kas sul on olnud selliseid tseremooniaid, mis on sulle ka eriliselt nagu meelde jäänud? No ikka on. Too mõni näide, palun. Meelde jäävad ju need ekstreemsed ilmaolud alati, kui on näiteks väga palav või kui on ka külalised väga optimistlikud, toredad, et üks välismaa Eesti pulm oli eelmine suvi täitsa tore. Ja siis sealt saime tagasiside, et tseremoonia oligi kõige ilusam asi. Kuigi oli pärast suured bändid edasi ja niimoodi. Et jah, ma olen tänulik, kui saab niisugust tagasisidet. Aga looduslikult mõnes ilusus kohas näiteks, et mis on tõesti nagu nii lummav olnud, et mõtled, et jumalaga siia ma poleks ise küll sattunud ja vaata kui tore, et ma nüüd sattusin. Väga jäi meelde see, mulle tule nimi meelde, aga ta asub seal Keila-Joa lähedal. Keila-Joa loss on seal muidu. Ja sealt, kui väravates ka saab eluga läbi, siis on väga ilus vaade ja siis kõik see jõe sahine kõik. Võt see on see kõik see selline ideaalmaastik, mida me tegelikult sinna tseremooniale ju tegelikult ootame, eks ole. Aga nüüd, kui on sul ka juhtunud niimoodi, et sa lähed ikkagi, vaata pill ei kannata ju vihmas esinemist ka, eks ole. Et on sul ka B-plaani kunagi tulnud nagu ette, et A-plaan on küll kõik nagu fa-fa-fa, kõik joed ja kosed ja mis seal iganes on ja kõik päiksepaisted ja sinised taebad, aga võt siis ühel hetkel ikkagi läheb see ilm käest ära. Et on sul ka B-plaani olnud? Õnneks on siiamaani läinud niimoodi, et B-plaan on pulma korraldajal endal olnud, et kas liikuda varju alla või niimoodi. Aga selle suure sündmuse nimel teinekord tuleb väike tiba vihma ära kannatada, midagi ei ole teha. Vihmavarju keegi ei hoia ja siis tuleb ka teinekord sääsed ära kannatada, kes söövad, et kui on valge särk seljas, ega sa ei saa ju neid maha lüüa. Ja võt see on jah, et ma mäletan, mul tuleb kohe meelde nende putukatega, et meil oli ka tseremoonia Tallinna lähedal, Harjumaal ja imeilus maikuu ja imeilus õunapuaed õites. Ja mis võib siis olla, et see kõik on tõesti tohutu ilus, aga seal on 10 000 hirilased. Ja võt seda sa ei oska ju noorpaarina ette näha, eks ole. Ja seal oli ikka mega, et nendel erilastel oli kõvasti tööd ja külalistel ka. Nii et võt neid asju tuleks ka nagu vaadata, et kas siis teha see tseremoonia koht kuhugi eemale, sest tõrjed seal ilmselt teha ei saa, eks. Et see nagu, need väiksed sääsed, need tuleb siis lihtsalt ära kannata, et seal nagu eriti ei saa nagu vehelda millegagi. Aga näete, eks ole, jälle üks selline olukord, millega nagu sa pead nagu arvestama, eks ole. Muidugi me teeme alati, kui me kuskil metsa sees teeme, siis me pihustame alati ennast selle sääse tõrjega lihtsalt üle. See natukeseks ajaks aitab, ega ta väga pikalt muidugi ei aita, aga selle esmase olukorra leevendab ära. Saab üle elada selle hetke, jah. Missuguseid tseremoonia niisuguseid muusikaid üldse noorpaar nagu tahab, et see Mendelssohn ja Marst tegelikult täna on kuidagi nagu selline kergelt nagu põlu all, kuigi ta siin kõlas nii toredasti, sa olid ta nii vahvalt seadistanud, aga siis on see Pachelbelikaan on veel, eks ole, mis nüüd nagu on tulnud päris suurelt, või et mis need niisugused populaarsemad lood on, mida soovitakse, kui ei ole just oma erilugu? Ja küsimus. Oma erilugu on tegelikult olnud siiamaani põhiline, mida tõesti küsitakse, et kui on kitarr on.
aga olen ma mänginud ka seda Beatlesite, seda sama mingi Beatlesite lugusid, siis What a Wonderful World näiteks on olnud, mis tuleb pähe ühel korral. Stingi ma mäletan, on isegi küsitud. Aga rockiks päris ei ole läinud või? Midagi on olnud küll, aga siis ma olen teinud, rääkinud läbi ja teinud nagu kraad aeglasemalt, et ta on nagu pidulikum või niimoodi, et saab küll, et kui on nagu päriselt enda lugu, mis on nende kohtumislugu või väga märgiline lugu, siis igal juhul saab teha mingi seada kindlasti. Sest ütleme näiteks, kui on noorpaaride enda stiil juba, näiteks mootorratturid, mul on ka sellised olnud, et nii naine kui mees olid nahkriietes ja mootorratturid ja tulidki mootorratastega tseremooniale. Ja siis selge, et Mendelssohni Marsiga tulla ei saa ja see peab olema natuke selline põletavam lugu. Et selle kõik sai nagu teha, aga see tegelikult on selline päris selline vaatemänguline, et see on päris huvitav ja see on nagu noorpaarile siis ütleme, nendele nagu just nendele omane. Tuli meelde, ma olen mänginud Mission Impossible teemat, kui Peigmees tuli helikopteriga kohale. Aga ma ei mäleta sealset sisseastumislugu. Helikopteriga tulemine on muidugi väga keeruline. Nad mõtlesid selle välja, täitsa tore. Sellepärast, et see eeldab ka seda, et sul on seda maandumisruumi seal jube palju. Ja see oli mõisapark. Ja, et meil oli Amendes oli üks selline pulm, kus oli ka, et oli plaan, et helikopteriga, aga seal need puud on nii suureks kasvanud ja siis Mart Sander, kes meil oli see õhtujuht, ütles ka, et ma ei kujuta ette, et kui sealt puude vahelt veel läbi tuleb, siis on see plats on niivõrd väike, et prouad, kellel on soengud peas, siis minutiga on need soengud kõik läinud. Ja siis võib arvata, kui naisel on tuju läinud, et mis siis sellest peost edasi saab. Nii et siis see helikopter jäi meil lihtsalt nagu hetk ära, aga sul on siis see olnud, et vaat väga tore. Ja, see on olnud. Helikopteri mürin siis taustaks. See oli jah päris korralik. Aga eks ma ootasin natukene, kuni ta vaiksemaks läheb. Ja et siis sa said alustada, muidu sul ju sureb see lugu sinna sisse ära, eks. Ja. Nii et sul on olnud nagu üks päris toredaid asju, kas on olnud ka midagi sellist olukorda tulnud ette, mida sa pead ise nagu lahendama või mis on sinu jaoks olnud ootamatu? Võib-olla niimoodi pool ootamatu oli ühes pulmas, kus oli pildistamine, oli ennem ja see oli ka nagu meeletud palav päev ja peale pildistamist siis nad ei saanud lihtsalt reaalselt tulla ja ma mängisingi seal kauem. Külalistele jagati juba kangevat ja lubati õigumine seal võtta. Et, ja meeleolu läks toredaks seal. Nojah, võt see ongi jälle see, et kuidas tegelikult, ma ei tea, kas seal ka pulmakorraldaja hetk oli? Ja ikka, tema palvel siis ma ikkagi mängisin. Ja. Et see tavaliselt ikka niimoodi on, et kui tekivad mingisugust erilised ootamatud olukorrad, siis ausalt öelda lahendamatud olukordi absoluutselt ei ole. See lihtsalt oleneb siis sellest, et kui võimas lahendaja sa ei oled ja kui rahulik sa siis selles osas nagu oled. Tavaliselt pulmakorraldaja peab väga rahulik olema ja suutma ka siis rahulikuks teha ka kõiki neid teisi teenindajaid, kes siis seal tol hetkel nagu saadaval on. Et kõik olukorrad on jah, nagu selles mõttes peavad olema nagu lahendatud, et siin ei olegi nagu teemat. Aga, ja samas, näiteks isegi noorpaar tihti peale aru ei saa, et mis siis juhtus on ju. Ja siis ei külalised ammugi mitte, aga nemad ei tea ju, mis pulmaplaangi oli, eks. Et võib-olla nii oligi mõeldud, eks. Jah, ma olen nõus. Aga niisugused erilisi lugusid sult nagu küsitud ei ole, et kõik on ikka sellised, mis nagu sulle nagu raskusi ei valmista, et... Jah, võib-olla see kitarri eripäla võimaldabki ka nagu erinevad muusikat kokku panna. Ja siis ja muidugi asukohta vahetada teinekord hästi kiiresti, et teinekord on üks asi ühes kohas, teine asi teises kohas. Kitarriga on see nagu täiesti tehtav. Ja, et sa ei pea nagu midagi liigutama väga palju, eks ole, et ümber ehitama ennast, siis ütleme niimoodi. Kas sul on kaasas ka sellist lisatehnikat, et okei, me praegu kuulasime seda imeilusat kitarrilugu, aga see, et näiteks ütleme, kui meil on mere ääres ja merekohin ja siis need ju kõik tegelikult söövad need helid ära, ja et siis, on sul kaasas mingi helitehnika? Ja siis on hea, kui on mingi väike kohver kaasas,
mis annab seda kõla juurde, lööb seda ilusti laiali ja võib-olla panna miks kajaga juurde, mis ilustab. Et aga jah, natuke toetamiseks on ikka tarvis teinekord. Sest ongi, et tegelikult kinnises ruumis kõlab see asi kuidagi hoopis teistmoodi, aga see selline värskes õhus sööb selle heli tegelikult ära, mis on väga armas, aga ta lihtsalt ei kõla nii palju, kui on vaja ja ütleme, kui inimesi pulmakülalisi on seal 100, see tseremoonia ala on päris suur ja siis see tseremoonia muusik on seal ühes nurgas, eks ole, natukene seal midagi näkitseb ja kui ei ole ka midagi hästi kuulda, siis tegelikult seda emotsiooni ei tule ka. Just, siis ta võib ja kui pruut tuleb näiteks hästi kaugelt, et ta kuuleks seda muusikat, mis võib temale märk olla. Jah, täpselt, et ja see on ka oluline, et ka tema saaks juba nagu meele olla, eks ole, juhul, kui ta tuleb sealt üksinda ja peigmees juba ootab teda seal laua ees, eks. Jah. Nii et võt selliseid toredaid lugusid on olnud, aga pikalt sa oled üldse teinud seda niisugust toredat tööd? Ma arvan, et väga kindel ei ole, aga ma arvan umbes 15-20 aastat. Siis umbes sama palju kui minagi. Jah, aga mul on, ei ole nagu päris ainult tseremooniad, ma mängin ju kõike. Tseremooniad on ainult üks osa sellest nagu muusikutööst. Jah, et sul tuleb ikkagi, me räägime praegu tõesti, me oleme nüüd kaldu sellele tseremooniale, aga tegelikult on sul ju ka võimalus ükskõik missugustel pidudel ju esineda, teha ka meeleolumuusikat, eks ole, launch-muusikat lihtsalt kas õhtusöögi kõrvale või et mis need võimalused nagu siis veel on, et mis need niisugused esinemise võimalused sul nagu veel on? No puhtalt kitarriga tulebki pähe, et su nagu suurte ürituste algused, kui just nimelt kogunemised, toidu alla, kõnede vahele, mingi programmi vahele lihtsalt mingiga täide võib olla, pildistamise alla, võib-olla tahab mõni pulmakülaline laulda koos, selliseid asju on olnud. No ütleme niisugune meeleolu tekitamine, eks ole, et meeleolu tekitamiseks, et ehk et siis need peo esmapingete maha võtmine, sest minu meelest on see ka, et kui on näiteks suurem pidu, ükskõik see võib olla pulmapidus või ükskõik mis pidu olla, on täpselt see, et kui tuleb inimene või külaline tuleb saali ja siis saal on nagu vaikus, et mitte midagi ei toimu. Et ei ole siis DJ mingit lugu sinna alla pand, eks ole, ja siis kõik on kohmetud ja eriti õudne on siis, kui tuleb see õhtusöök, kukuvad kõik, keegi ei ole veel ju, eks ole, seda vahuveini kõhtu saanud, keegi pole saanud veel tuju rõõmsaks. Ja siis tekib see moment, kus hakkavad siis kõik piinlikud nende kahvlitega klubistama, eks ole, veel õudsam. Et tegelikult mina sellest aru ei saa, ma ütlen alati, et aga pange midagi siis alla ja kui teil on tseremoonia muusik juba näiteks ütleme ees juba olnud, paluge teda, et äkki ta saab olla veel kauem, no loomulikult see on juba lisatasu ja nii edasi, et me ei räägi siin, et sa pead seal terve õhtu olema ühe sama summa eest. See pole teema, aga lihtsalt ma räägin seda, et need niisugused peopinged või niisugused asjad tuleks nagu maha võtta. Just nimelt, et see on nagu ideaalne lahendus, mida sina saaksid nagu sina pakkuda sinna alla. Ja samas see annab inimestele ka sellist meeleolu tõstmise momenti ka kindlasti juurde. Et ega see Eesti inimene ei ole niimoodi, et tema sulab kohe, nii kui pidu hakkab, kohe on valmis ja kohe sulab üles ja kohe on rõõmus ja kohe on valmis kõikideks tegudeks. Et inimene ikkagi sulab päris aeglaselt ja eestlane on selline küllaltki tagasihoidlik. Jah. Nii et sul on need võimalused lihtsalt siis, eks ole, et sa saad neid nagu pakkuda. Aga nüüd on niimoodi, et sa tegelikult ei tee ju sugugi mitte ka üksinda, sul on ka tegelikult lapsepõlve sõber, kellega sa teed duona, et räägi seda ka nagu täpselt lähemalt, et mis on selle koosluse eelised? Jaa, tõepoolest, ma teen Silver Sirviga, teen duot, kes siis mängib basskitarri ja kontrabassi ja duo eelis on juba see, et see on peaaegu nagu bänd, et ta kõlab esiteks massiivsemalt juba, siis ta annab võib-olla ka kitarrimängule rohkem vabadust mängida midagi muud, mis võib-olla päris üksimängul ei ole võimalik. Ka võib-olla sellised lugusid, mida on võib-olla üksinda mingi päris raske teha, tehtab muidugi mingid appa, mingid kiiremaid asju või niimoodi. See on põhiasi, jah. Ja loomulikult visuaalsed ka
teine. Natuke tummisem, eks ju. Tummisem täiesti. Aga siis, kas te muidu nagu harjutate ka päris tugevalt, et saavutada seda ühtset kõla või teil on see juba lapsepõlves saate juba see keemia on juba nii olemas, et te juba üksteist teate ja tunnete, et teil ei olegi vaja nii palju seal harjutusruumis harjutada? Ei, kui ikka pikk paus on, siis tuleb ikka läbi mängida ja eriti kui on midagi tähtsat, siis peab olema plaan paigas ja ikka läbi tehtud. Aga loomulikult mõtete lugemine, seda peab olema ikka. Aga siis ma saan aru, et ma võib-olla küsin nüüd hästi rumalast, eks ole, aga kõik küsimused on lubatud ja selleks see Pulma podcast on loodud ka. Et kui näiteks see pidu ei ole väga suur ja nüüd näiteks noorbaarid teevadki päris väikseid pidusid, seal võib olla isegi, mina olen teinud üksi pulmapeo, kus on ainult 8 inimest. Algus ma kukkusin pikali, mõtlesin, mis sellest küll saab, aga tegelikult oli see üks väga tore pidu. Sellepärast, et noorpaar oli selle kõik tohutult hästi läbi mõelnud, ikkagi renditi mõis aga siis kõigile neile 8 inimesele pakuti tõepoolest ka 6-käigulist õhtusööki, mis iseenesest juba võttis päris palju aega ja tseremoonia oli seal samas imeilusas mõisaaias. Ja siis meil oli ka seal tseremoonia muusika ja siis me tegimegi nii, et tseremoonia muusika oli siis abielu sõlmimise juures ja pärast siis selle õhtusöögi juures, kus oli 6 käiku. Ja tegelikult oligi selline hästi mõnus ja hillitsetud selline olukord ja pärast oli ka siis selline väike selline tants ka, et kas siis ka, kui ma siit praegu mul on väike abimees siin ka, et kui on ikkagi pop, jazz, rock ja siis igasugused Eesti lood ka, et kas on siis ikkagi saab ka tantsu keerutada? Absoluutselt. Et, muidugi, miks ei saa? Et siin on nagu need kõik niisugused avatud võimalused, et kui sa oled juba selle tseremoonia muusikaga, oled juba seal hommikul koha peal, miks mitte seda siis juba jätkata seal juba tõesti terve õhtu. Seda enam, et kui rahvast ei ole palju ja see pidu ongi selline kõik niisugune väike ja armas ja siis võib-olla see võikski olla näiteks ühtede muusikute poolt ära täidetud muusikaga. Just absoluutselt, eriti kui ta on Eesti kuskil äärealal, rannikud, saared, kus ei jõua nagunii mingile teisele üritusele. Siis miks mitte mängida edasi üldse. Kas sul on ka kaasas, ütleme, sul on nagu see helitehnik on, aga meil on tihtipeale ka sellised pimedad peosaalid, et kas on teil ka valgustehnika kaasas või seda tuleb siis eraldi nagu tellida? Ühtest ikka on olemas. Ühtest, millega seinu värvida ja just seda ma mõtlesingi, et mitte mingid niisugust pompöösset, eks ole, aga natukene elavdada seda, sest tihtipeale need turismitalud näiteks, eks ole, on sellised pimedad ja laevalgus on natuke too much, eks ole, et siis võiks olla natukene selline mingisugune väike armas valgus ja see on ka sul olemas. See ikka on olemas, jah. Väga tore. Ja. Mina näen, et täitsa ideaalne lugu. Et sul peaks juba nüüd 2025 suvi täis olema. Kui veel ei ole, siis paneme täis. Siis ma saan aru, et sind saabki nüüd leida andresvago.ee kodulehelt, et seal on sul ka sellised muusikalised lood, sest mul on tihtipeale jälle küsitud ka seda, kui ma ka pakun, aga kui ei ole inimene kuulnud, siis ta ei tea ja tegelikult on tohutult hea, kui on sellised väikesed muusikalised lõigud olemas, mida saaks kuulata ja siis noorpäev saab nagu vaadata, et kas ta haagib selle muusikaga või ta ei haagi, kas talle see meeldib, kas talle läheb see peale ja mina näiteks vaatasin, mis ma teen Eesti Pulma ja sündmusmessi märtsikuus ja siis ma panin need sinu laulud, panin sinna alla kõlama ja tulebki kohe selline tore vaip tuleb peale, et niisugune hästi mõnusad lood. Et nad on sul seal kõik olemas ilusasti, et või sa ka täiendad seda kogu seal, värskendad? Absoluutselt. Ega leht ongi praegu tegelikult ausalt algusjärgus. Et vahepeal ma unustan ära, et peab ju täiendama. Ja. Peab uuendama. Uuendama, täiendama, lisama. Kas sul on ka näiteks, originaalmuusikat sa teed või sul on ainult seaded? Originaalmuusikat niimoodi ma ei ole teinud. Ütleme päris Pulma kontekstis küll mitte. Olen teinud, aga pigem on olnud lauljatele või niimoodi. Enamasti ikka on kõik nendel üritustel ikka seaded, tuntud lood, sobilood. Sul ei ole niimoodi, et tuleb Pegasus külla ja siis tuleb mingisugune tohutu hea mingi
muusikaline käik ja sa mõtled, ma pean selle ära kasutama, panen kohe selle loo sisse. Et sellist Pegasust sul ei ole veel külas käinud? No mõned asjad kindlasti kas või alateadlikud jäävad sisse ja kuskil tuleb meelde, et õige, ma seda kuulsin. Seda on küll, ega ideede korjamine, see on igapäevane. Siis see on nagu luuletajad kirjutavad oma lood sahtlisse, sina siis kirjutad ka kuskile endale, salvestad endale ära. Just, absoluutselt. Teinekord olen kuulnud mingit head lugu, kirjutanud üles, väga hea. Seda saab kasutada seal või seal. Kas sa oled nõus ka sellega, et ütleme muusika, mida siis ükskõik kus pidudel esitad? Me oleme täna nüüd siin Südamemaja Pulma podcastis ja loomulikult oleme kaldu sellele Pulma teemale, aga samas sa saad ju igal pool esineda ja sul on kõik võimalikud peod, mida sa saaksid oma muusikaga kaunistada. Et kas sa näiteks, kui sa esined, kas sa tunned, et selle sinu muusikaga on võimalik seda pulmapeo atmosfääri mõjutada? No, absoluutselt. Esiteks päris vaikus on nagu kõige kõledam ja see muusika annab juba juurde. Elus muusika nagunii on juba midagi muud. Kas sa oled andnud ka noorpaarile nõu, et kui nad tulevad su juurde täitsa puhta lehena, ütlevad, et ma Mendelssohni ei taha, 100 korda kuulanud, eks ole, et kõik sõbrad selle saatel on abiellu astunud, tahaks nagu midagi muud. On sul mingisugune kindel nimekiri, mida sa oskad neile öelda, et aga teate, et selleks sisse tulemise looks sobiks väga see ja see. On sul selline soovituslik nimekiri näiteks olemas? Ma olen teinud oma eelmistest lugudest või eelnevatest, mis ma olen nagu teinud nagu nimekirja ja siis olen nagu saatnud. Teinekord on midagi sealt valitud või siis valitud ise midagi sarnast. Ja noorpaarid on nagu, kuulavad küll sind nagu hea meelega, eks? Ma usun, kuigi tähelepanu on neil endal, et üksteisele. Missugust lugu sa tegelikult kõige rohkem naudid ise, kui sa näiteks tseremoonia muusikat nagu teed, et see lugu on just see, mida sa naudid ja see on see, mis peaks sellel peol nagu kõlama, kui sa lähtud ise endast näiteks? Ja, hea küsimus. Mul vist ei olegi sellist lugu, et minu jaoks on kõik nagu võib-olla võrdsed. Aga saaksid näiteks anda ka soovituse nüüd, ütleme noorpaaridele, kes täna seda Südamemaja Pulma podcasti kuulavad, et kas saaksid anda näiteks ühe soovituse, et missugune see pulmamuusika valik peaks tegelikult üldse olema, sest et ütleme, kui noorpaar sukeldub oma pulmakorraldusse, siis see on üks üleütlemata keeruline teema, sest et sul tuleb läbi närida vähemalt 50 erinevast teenuse liigist ja aru saada üldse, mis kõik on, eks ole, ja et mitte midagi ära ei unune ja see kõik on neile uudne, sest et kui nad on isegi võib-olla mõne sõbra pulmas käinud, siis nad tegelikult ju ei tea, mis selle telgi tagamaad on ja kuidas see korraldus siis käis. Et mis sa annaksid nagu noorpaarile nagu sellise soovituse, et mis see võiks nagu tegelikult nagu olla? No ainult võib-olla üks pulm tuleb pähe, kus pruut oli mõelnud siis sisseastumisloo nii keeruliseks, et selle takti juures ma olen siin, selle takti juures seal, siis järgmise vormi osas olen siin, et see ei õnnestunud. Sest et juba... Sa võtsid vastu või? Ma võtsin vastu, mis mul ikka. Aga ei, saime hakkama, sest et ma teadsin, mida korrata rohkem, mida vähem, kui ta ei ole, see on teises kohas. Ja esiteks ta ei tulnud kirikusse sissegi, päris pikalt, juba mu lugu käis. Ja siis ei, lõpuks lahenevad kõik sellised asjad ka hästi. Et pigem jah, võib-olla kui juba on see pulmapäev ja kõik on kokku lepitud, siis saab juba usaldada korraldajaid ja miks mitte ka muusikat. Õige. Ja. Ükskõik, mis see lugu iseenesest ei ole, kõik on võimalik teha, sest ma olen ka seda vastuseisu kohanud, et ei taheta teha neid lugusid tegelikult. Aga sinul ei ole niimoodi? Minul ei ole. Sa oled avatud? Jah, see on üks võib-olla minu nissidest. Seadete tegemine lugudele.
Vot see on hea, et me selle tegelikult täna välja tõime, sellepärast, et see on nagu üks sinu erisus, tore eripära ja mida tegelikult võiks iga noorpaar ära kasutada ihas mõttes, sest tavaliselt noorpaaridel ikkagi need enda lood on. Kas on olnud tutvumise eel või kuidagi nende kuskil mingid kuulavad koos mingit lugu või no ühesõnaga, et seal mingisugused sellised toetuspunktid on, et tekib nagu ikkagi mingi oma lugu ja siis oleks ikkagi väga tore, kui seda saaks kuulda veel ka, kui sa lähed siis altari juurde ja siis või tseremoonialaua juurde ja siis ikkagi see lugu veel tuleb uuesti, siis juba sinu seades, eks ju. Aga kas sul on ka avalikke esinemisi või sul on lihtsalt praegu hetkel tellimiste peale või kas siin saab ka kuskilt avalikult kuulata? Pulmamessil on kindlasti kaks avalikku üles astumist. Jah, seda ma tahtsin nüüd lõppu öelda, aga no seda me nüüd siis ütleme juba ütleme siis noorpaardel ära ka, et Andres on oma toreda nõusoleku andnud ja meil on nüüd tulemas siis Eesti pulma- ja sündmusmess, mis on juba 15. Mina olen selle peakorraldaja ja see toimub siis T1 keskuses ja meil on siis seal Andres suurel korralikul messilaval 2 päeval esitab siis muusikat, nii et kes soovib oma pulma saada tseremooniamuusikat, võib-olla ka lihtsalt nii sama toredat muusikat, eks ole, kui on väike pulmapidu. Et sul on võimalik ju kõiksugu võimalikke muusikalisi etteasteid sooritada, et siis saab avalike esinemisel sind kuulata seal messil. Mul on olnud üks selline kogemus ka, et ühes Tallinna lähedases mõisas oli üks vene paar, kelle tseremoonia oli siis mõisapargis, aga mina olin siis seal mitte tol hetkel kui pulmakorraldaja, vaid mina olin siis dekoraator. Ja noh, kui sa enam-vähem tead, et sa paned oma need dekoratsioonid kõik ilusti püsti ja tseremooniameister on kohal ja külalised on kohal ja noorpaar ka juba ootab läbematult, millal saaks tseremooniale minna ja vot mida ei olnud, oli tseremoonia muusika. Ja nemad ei olnudki tahtnud. Ja ma tahan öelda, et see on mul selle 22 aasta jooksul ainulaadne juhtum, kus ei olnud tseremoonia muusikat. Ja ma tahan öelda, et see mõjus tõeliselt võõrastavalt, sellepärast, et kui sa ütled, et näiteks seal Tiigikaldal on linnulaul või on sul veel mingisugune, ma olen näiteks, ma teen ise ka tseremooniat koostöös notaritega. Ma olen olnud Männimetsas ja seal ei olnud tseremoonia muusikat ühel kindlal põhjusel, sellepärast, et noorpaar oli kurt ja pulmakülalised olid ka kurdid. Aga kui isegi ei oleks seda fakti olnud, siis seda muusikat poleks vaja olnud, sest et meeletult ilus Männimetsa kohin või mühin. Vot kuidas seda nüüd öelda, ma ei tea. Aga see oli nii ilus muusika, kuidas need hästi kõrged männid, kuidas nad seal niimoodi mühisesid ja see päike ja kõik. Ja siis merekohin tuli ka veel sinna lisaks sisse. See oli juba niivõrd ilus looduslik muusika. Mõnikord loodus mängib meile need taustad ise kätte, nagu sa ütled, linnulaul. Aga kui sul mitte midagi ei ole, siis see pidulikkuse moment läheb maha. See kuidagi, sa pead need asjad läbi mõtlema. No ma saan aru, et nad võib-olla tahtsid natukene teha erinevalt, eks ole, ja et meil polegi seda kõike vaja, aga see hetk ei ole nii eriline. Ta kuidagi, sa tunned, et midagi on puudu. Siis peab looduses seda nagu toetust saama, aga antud hetkel seal ei olnud. Nende puude otsas ei olnud ühtegi linnukes, kes oleks laulnud. Ja oli lihtsalt selline, mitte midagi. Nii et võt, meil on nüüd niisuguseid toredaid näiteid siin nüüd tulnud sinuga, eks ole, et sul ka nagu hästi toredaid. Nii et mis me tahame siis lõpetuseks Südamemaja pulma podcasti kuulajale siis öelda seda, et palun tule kindlasti messile, Eesti pulmamessile, aga meil on siis ka mitte ainult pulmamess, vaid meil on ka sündmusmess, mis tähendab seda, et me haarame kõiki pidusid, mis ühel inimesel üldse elus ette võivad tulla ja neid on meeletult pikk nimekiri tegelikult. Nii et sellel messilaval siis Andres meil ka esineb 2 päeval, nii et tulge kuulama, tulge nautima ja tulge koostöö kokkuleppeid Andresega sõlmima. Ja, olen seal olemas. Aitäh sulle, Andres. See oli tore kohtumine ja nüüd ma saan aru, et me kuulame veel sinult ühte väga armast ja ilusat lõpupala, mis jääb siis meie seda pulma podcasti lõpetama.
Ja ma tegin väiksed lõigukesed siit ja sealt, et oleks võib-olla kiire hea kuulamine. Jah, hakkan mängima. Jaa.